Kas oled valmis tegelema minevikku lahendamata teemadega? On aeg ümber häälestuda ja võtta vastutus. Uraan liigub samuti kaksikute märki ja toob kaasa tehnoloogilise revolutsiooni. Need ja teisedki teemad võtame kohe ette astroloogiaabi juuli ülevaates. On 30. juuni ja minu nimi on Urmas ja minuga koos siin ka astroloogiaabi asutaja Karin. Tere, mina olen Karin ja olen rahvusvaheliselt diplomeeritud ja tunnustatud astroloog. Olen tegelenud nõustamisega juba rohkem kui 15 aastat. Minu tõlgendused siin põhinevad minu varasematel kogemustel ja teadmistel ja need ei ole midagi muud kui minu isiklik arvamus ja arusaam hetkeseisudest. Ootan kuulajatelt huviga ka tagasisidet ja arvamusi selleks, et meil tekiks arutelu ja laieneks arusaam astroloogiast meie kõigi jaoks. Mina pakun horaarastroloogia abil vastuseid teie küsimustele, vaatlen ka suguvõsa mustreid ja eluülesandeid teie sünnikaartidelt, aitan leida suundi karjääris, ettevõtluses ja selgitada suhteküsimusi, lisaks aitan kaardistada ka terviseteemasid ja leida lahendusi, kuidas neid siis tasakaalustada. Ja, väike lahtiütlus ka. Astroloogia abi kuulevaated on teieni toodud hariduslikel eesmärkidel. Meie jagatud info ei asenda professionaalset finantstervisega juriidilist nõustamist. Enne oluliste otsuste tegemist soovitame kindlasti teha personaalse põhjaliku eeltöö ning vajadusel konsulteerida vastavale spetsialistiga. Meie eesmärk on ikka pakkuda võimalikult täpset ja ajakohast infot, kuid me ei saa garanteerida, et kõik jagatud arvamused ja tõlgendused kehtivad kõikidele ja igas olukorras. Siin siis juuli aspektide graafiline ülevaade kõigepealt ja natuke siin punast, aga tundub juba natuke parem, kui oli juunikuu, aga nendest seisudest, mis meid ees ootavad kohe lähemalt, tegemist ei ole siiski lihtsa kuuga. Siin on väga palju olulist, mis on aset leidmas ja Karin, alustad sa kohe siit 1. juuli seisudega, ma siin aru? Ja, me võime kogeda tegutsemisvajadust teemades, mis said alguse märtsi lõpul või aprilli algul. Hakkame nüüd siis nägema, kuidas edasi liikuda nendes teemades ja võivad esineda ka kriisid, mis panevad meid siis tegutsema. Ehk siis on siin oodata sündmuseid. Ja siis 4. juulil liigub Veenus meil edasi kaksikute märki. On ta siin väga mõnusalt aega veetnud oma kodumärgis Sõnnis. Mis nüüd juhtuma hakkab? No see aeg soosib meil selliseid kergemaid ja vaimukamaid vestluseid, lühemaid romantilisi seikluseid või siis ka selliseid suhte värskendamisi läbi huumori, läbi ühiste huvide. Hea aeg alustada tutvumisi või siis süvendada olemasolevaid sidemeid läbi suhtluse ja ühiste teadmiste jagamise võib-olla ka hea aeg kunsti ja kirjaga tegeleda, sealt kaudu siis ennast väljendada, eriti siis, kui see on selline lõbus ja mänguline. No, natukene lusti ka ellu siis, jah, läbi selle transiidi. Ja 5. juulil liigub või hakkab liikuma meil siis retrograadselt Neptuun, mis on nüüd siin veidikene oma jäära transiiti meile näidanud. Mis see seis meile võiks tuua? No, ütleb, et meil oleks vaja vaadata rohkem sissepoole, tegeleda võib-olla oma unistuste, uskumuste ja vaimsete tegevustega. Fantaasiad, enesepettus, valed arvamused, need võivad välja tulla, et meil neid on. Ja võib-olla on aeg siis ka kahtluse alla seada, mis on päriselt tõsi ja mis mitte. Ja kuna ta on jääras, siis fookus on siin isiklikul visioonil, julgusel tegutseda oma unistuste nimel. Ja seal retros tulebki siis hinnata, kas need meie impulsid on kooskõlas tegelikult sügava tõega. Ja sobivad siia igasugune meditatsioon, võib-olla unenägusid üles kirjutada, igasugune loominguline eneseväljendus, vaimne teraapia, need sobivad siia aega hästi. Ehk siis on hea aeg puhastada ennast ja oma sellist vaimset pagasit ja vabaneda illusioonidest, mida me ei vaja. Ja tegelikult
võiks siin vältida päris uusi selliseid idealistlikke projekte, pigem siis selgitadagi välja, millised eesmärgid vajavad meil korrigeerimist. Nii et see viitab siis sellisele vaimsele aususele, on vaja puhastuda just oma sisemaailma nendest impulsiivsetest ja võib-olla tõenäolistest sihtidest, mis meil on, ja läbi selle anname ruumi sellisele sügavamale arusaamisele ja selgusele. No nii, et tuleb siis endasse vaadata siin selle transiidi ajal, eks see pööramise hetk on alati just kõige olulisem, eks ole? Just. Et transiit kui selline retrograadis liigub ta just oma 5 kuud, et see on väga pikk periood, et aga just need pööramise hetked on olulised ja mis meil veel toimub olulist 7. juuli, vägagi oluline transiit, Uraan vahetab meil märki, kuna ta on väline planeet, siis väga tihti ta seda ei tee ja liigub ta nüüd edasi kaksikute märki, on ta siin meil Sunni transiiti teinud viimased 7 aastat ja sellest me rääkisime eraldi videos, et kellel on huvi, siis saab ka meie kanalist vaadata, aga mida see Uraan kaksikutes meil kaasa võiks tuua, sest et ta on olnud seal Sunni märgis võib-olla natukene represseeritud, et Sunn on selline aeglane, aga Uraan tahab kiirustada. Et siin kaksikutes võiks tal olla juba väga lõbus. No, kaksikute märk on meil seotud kommunikatsiooni ja tehnoloogiaga ja Uraan on meil revolutsioon, nii et nendes valdkondades ongi oodata nii-öelda edasiminekut, uuendusi, revolutsiooni, ootamatuseid, Uraan on alati oota seda, mida sa ei oota, nendes valdkondades, milleks siis võib olla ka meedia, üldse suhtlemine, haridus, transport ja sotsiaalvõrgustik. Et ilmselt hakkame me siis nägema veel suuremaid läbimurdeid ja arengut kõiges, mis on seotud tehnoloogiaga, uued võib-olla suhtlusplatvormid, AI suhtlusvahendite areng, hästi kiire muutus intellektuaalsetes asjades, ka mõtte sellist rahutust, ehk siis meie mõtted, ideed, informatsioon hakkab liikuma veel kiiremini. No, see võib kaasa tuua kas geeniuse tasemel igasugu infot või hoopiski hajameelsust, liiga palju infot. Tõenäoliselt tekivad uued õppimismeetodid, hübriidharidus ja üldse teadmiste jagamine, see areneb väga kiiresti edasi. Ja tahetakse rohkem vabadust, Uraan tahab alati vabadust ja siin siis iseseisva mõtlemise järele vabadus kasvab, sest et Merkuur, mis on kaksikute valitseja, esindab meil siis mõtlemist. Et sealt kaudu võivad tekkida igasugused uued võrgustikud, uued kogukonnad, uued ideoloogilised liikumised, et küll aga valeinformatsioon hakkab ka rohkem levima, ehk siis meil on raskem eristada, mis on tõde, mis on vale. Ehk siis me peame nii-öelda püüdma panna endale mingisuguseid infofiltreid. Need on hädavajalikud. Sellepärast, et muidu me lihtsalt ammutame mingisugust valet infot ja ise sellest ei saagi aru. Nii et meil tuleb ennast nüüd ette valmistada selleks uueks infomaailmaks. Tuleb kohaneda rohkem, tuleb katsetada uusi õppimis- ja suhtlemise vorme, on need siis kirjutamised, kursused, rääkimised, need kõik on tegelikult soositud, kui me teeme seda uuenduslikul viisil ja peame olema valmis selleks vaimseks nii-öelda virgutuseks ja ootamatuks võib-olla ka taipamiseks. No see ootamatus on vist kõige õigem sõna selle Uraani transiidiga, sest et ma arvan, et me täna veel ei kujuta hästi ette, mis meid selle transiidi lõpuks on saatnud või mida me oleme kogenud. Aga jah, need valdkonnad siis tõesti on tõenäoliselt nende teemadega seotud. Kindlasti AI areng on ka veel väga lapsekingades, et me ei ole veel näinud sugugi mitte seda, milleks see kõik võimeline on.
aga eks me elame seda nüüd siin järgnevad 7-8 aastat jälle läbi. Ja siis 13. juuli liigub meil Saturn nüüd retrosse, aga Saturn on siin koos Neptuuniga jäära transiiti vaikselt niimoodi proovinud ja katsetanud ja ka see, mis maailmas toimunud on, väga hästi väljendab seda jääralikkust. Väga palju on juba juhtunud alates 25. maist, kui Saturn jäära liikus, nüüd ta siis tagurdab veel tagasi kaladesse, et mida selle retro ajal võiks oodata või mida see meile võiks tähendada? No meil tuleb natukene aeglustada seda tempot võib-olla ja hakata revideerima jällegi neid meie pikaajalisi eesmärke, et Saturn on pikaajalised eesmärgid, et kui me oleme alustanud millegi uuega, siis nüüd me võime aru saada, on selgunud, et meie plaani on vaja natukene korrigeerida või täiendada. Võib-olla kogeme rohkem piiranguid, viivitusi, aga kui me seda teeme, siis meil on vaja meeles pidada, et tegelikult on see vajalik selleks, et teeksime asju õigesti ja järelikult vajavad meie tegevused veel paremat plaani. Nii et selline hea soovitus, võtke aega, hinnake uuesti üle, kas teie senised tegevused viivad teid sinna, kuhu te olete soovinud, olge hästi kannatlik, ehitage struktuure kannatlikult ülesse, eriti sellistes isiklikes projektides või ka juhi rollides, et see retroaeg tegelikult viitabki sügavale isiklikule kasvule ja sellisele küpsemise perioodile, et tõeline tugevus sünnib siis läbi teadliku aeglustumise ja võib-olla ümberhäälestamise. No nii, nüüd kuna siin juba mõlemad on retrosse liikunud, siis 17. juuli saavad need kaks siis ka kokku enam-vähem täpselt Saturn ja Neptuun siis konjuktsioonis seal jäära märgis. See on väga märgiline, et mida see siis meile võiks tähendada? No sellest räägin praegu üsna lühidalt, et meie kinnises grupis on pikk jutt sellest, et kes soovib, see läheb ja kuulab sealt, aga võib-olla just siis isiklikul tasandil, mida see kaasa toob. Siin võib tekkidagi tunne, et need senised eesmärgid või siis meie elustruktuurid ei toimi enam. Meil on tõenäoliselt väga suur soov leida midagi uut, aga meil ei ole veel sellist selget arusaama, mis see tegelikult olla võiks või kuidas me selleni üldse jõuame või kui realistlik see on, et me seda saavutame, see, mida me sooviksime. Ehk siis samal ajal on ka väga suur segadus ja kahtlus. Me peame olema hästi vaimselt või loomingulised ja rakendama seda vaimsust ja loomingulist oskust praktikasse. Siin võib tunda väsimust, motivatsioonikriisi või siis seda, et ma pean uuesti tõestama midagi. Ja ma soovitaksin tagasi mõelda, kes vähegi saab, millega te pidite tegelema 1929. aasta kevad-suvi. Midagi sarnast võib ka nüüd siis kogeda, täpselt sama see ei ole, aga mis teie elus muutus, mida te alustasite, kuidas see uus teieni siis tuli, mõelge selle peale. Ja mis sellest sai lõppkokkuvõttes, et te võite tegeleda sarnaste teemadega nüüd. Sellepärast, et 1989 oli meil ka Saturn-Neptuuni konjunktsioon, küll teises märgis, aga samasugune konjunktsioon. Ja nagu me teame, siis Nõukogude Liit, see süsteem varises kokku siin meil. Ehk siis ehe näide sellest, kuidas vana struktuur laguneb ja tulevad sellised uued visioonid peale. Rohkem demokraatiat, rohkem vabadust. No jah, see võib minna ühte kui teistpidi, et igal juhul Saturn on struktuurid ja mingisugune raamistik ja Neptuun kipub seda kõike lahustama, siis ütleme jah. Et see on selle asja mõte, aga kindlasti tuleb olla valmis järgnevatel aastatel siis kohanema nende muutuvate oludega, sest et väga palju hakkab muutuma ja toimuma. Aga seda rõõmu, meil läheb Merkuur retrograadseks juulikuus.
18. juuli juba. Ja alates tänasest juba, mis on 30. juuni, liigub ta oma varjuperioodis, nii et me juba võib-olla tunneme seda retromerkuuri mõju. Kestab siis kuni 11. august ja seekord lõvimärgis, mis tähendab seda, et meie arusaamatused, mis on Merkuur, võivad tekkida sellest, et me tõlgendame teiste sõnu valesti, võtame väga isiklikult, tunneme, et meid ei kuulata, et on oht liialdada oma väljenduses ja võib-olla olla liiga egokeskne suhtlemisel. Kui te olete töötanud mingisuguse loomingulise projekti kallal, kuna lõvi on loominguline projekt, siis võib nüüd siin retromerkuuri ajal olla vajadus ümbermõtestamiseks või viimistlemiseks. Loomulikult, vanad armastussuhted võivad jälle esile kerkida, aga see annab ka siis võimaluse lahendada minevikus lahendamata jäänud probleeme või saame neid näha siis uues valguses. Et tuleks siis mõelda enne rääkimist, eriti kui teil on hästi tugev arvamus või vajadus ennast tõestada. Tuleks kasutada aega vanade ideede või mingisuguste loominguga seotud projektide ümbertöötamiseks, ümbervaatamiseks. Ma soovitaksin vältida siis tähtsate dokumentide allkirjastamist või lepingute sõlmimist, kui see vähegi on võimalik, siis oodake, kuni retromerkuur on otsas, ehk siis peale 11. augustit. Ja ma soovitan väga vältida ka ettevõtte loomist ja ka sõidukite või üldse tehnika ostmist. Et tegelikult see retroaeg kutsub meid kõiki uurima, kuidas ja miks me ennast väljendame ja pakub võimalust vabaneda vajadusest pidevalt välja paista, keskendudes pigem siis sisemisele enesekindlusele ja oma tõelisele loovusele. No jah, retromerkuur, kes vähegi astroloogiaga on kursis, saadab meid circa 3 korda aastas. Et see on üsna tavapärane 3-nädalane periood, kus siis tuleb vaadata tagasi ja võib-olla asju ümber teha ja kindlasti, ja, nagu Karin ütles, uute asjade alustamiseks ei ole see ehk kõige parem aeg. Aga veel 25. juulil toimub meil ka päikese opositsioon Pluutoga. Mida see meile tähendab, see ilmselt ei ole väga kerge transiit. Siin võivad olla ka võimuvõitlused ja egokonfliktid. Toob siis välja need pinged, mida ma isiklikult soovin ja mida võib-olla kollektiiv meist siis tahab või mis see surve on väljastpoolt. Ja me võime tunda, et keegi üritab meie elu üle kontrollida. Või siis vastupidi, meie ise püüame olukorda liigselt juhtida. Ja on siin konfliktid tihti autoriteetidega, on see siis töö, on see peresuhted, on see mingid ametiasutused. Ja me võime tunda, et meid ei väärtustata siis selles olukorras. Ja kui teie ego on saanud pihta või tunnete ennast kuidagi tahaplaanile jäetuna, siis see võib olla väga selline oluline pöördepunkt, kus me õpime oma sisemist vägega taastama. Seega on väga hea aeg tegeleda just selle varjupoole ja allasurutud tunnete teadvustamisega. Ja tuleks teha rohkem koostööd ja enese teadvustamisega tegeleda ja mitte siis tegeleda nende jõumängudega. Siis väga hea aeg teraapiateks, süvaaruteludeks ja selliseks sisemiseks puhastuseks. Ja kui miski teie elus peaks siin lõppema, siis see tegelikult loob ruumi millelegi sügavamale, millelegi paremale. Et tegelikult on siin vaja transformeerida oma ego ja loobuda sellistest võltsidest, eneseväljendustest ja liikuma sügavama, tõelisema eneseteostuse poole. No, see oleks ju ideaalne. Kõik seda suudaks teha. Aga jah, transformatsioon on see kindlasti. Nii, aga nüüd enne, kui Karin meile oma kuu parima aja annab, vaatame
üle ka siis juuli aspektide kujundid ja võib-olla siinkohal on paras aeg ka meelde tuletada, et meie salvestused leiad lisaks YouTube'ile ka Spotify'st, Apple Podcast'ist, kui eelistad kuulata meid näiteks muude tegevuste kõrval või mõnusal metsakõnnil. Ning vahel jagame sisu ka Instagramis ja Facebookis, kõik meie teenused ja info leiad ikka meie kodulehelt astroloogiaabi.ee. Ja kui see sisu sind kõnetab, siis kindlasti laigi, jaga ja kommenteeri. See aitab luua meil veelgi tugevama kogukonna. Aga nüüd siis planetaarsed kujundid, et selline kõige harmoonilisem seis võib-olla jäi mul siin silma just kuu lõpupoole, et 30. juuli paiku ehk, aga siin on samas ka pingeid mängus ja sellest seisust, mis siin augusti alguses on aset leidmas, rääkisime me ka aasta ülevaates. See ei ole kõige meeldivam seis selles mõttes, et seal on see tuulelohe mängu tulemas ja tuulelohed võivad käituda nii ühte kui teistpidi, aga nad võivad esile kutsuda ka kriise selleks, et me muutuksime paremaks ja areneksime. Et see tasub olla ikkagi ettevaatlik, et siin tegelikult juulikuus ühtegi sellist ülipositiivset seisu ei ole. Ja miks augusti, ütleme, see tuulelohe seis mulle väga ei meeldi, sest siin on see Saturni ja Marsi tsükli siis opositsioonifaas aset leidmas. Ja see ei ole sugugi mitte lihtne seis iseenesest. Siin on muidugi võimalus, et kui Karin, sina vaatad neid asju läbi meditsiini, et siis on võimalus näiteks leida mingi lahendus, eks ole, oma terviseprobleemidele, et läbi selle kriisi siis leida lahendus, eks ole. On see loogiline, eks ole. Aga kuna me siin ka geopoliitiliselt teame, et see sama transiit on kaasa toonud ka hästi palju pingeid, erinevaid konflikte maailmas ja see konkreetne seis puudutab ka väga täpselt siis tuumaajastu alguse sünnikaarti. Nii et ma oleksin väga ettevaatlik, siin võib tulla uudiseid nii tuumateemadel, tuumarelvade teemadel kui ka näiteks Iisraeli-Iraani konflikti teemadel, sest sama tsükkel on seda konflikti saatnud väga, väga täpselt. Et augusti algus võib tuua meile järjekordseid uudiseid selles valdkonnas. Aga kõige negatiivsem aeg, mis siit praegu silma jäi just nende kujundite poolest, on siis 9. juuli paiku ja siin siis jällegi selline T-kvadraat aset leidmas ja puudutatud on siis ka Neptuun ja Saturn siin jääre alguses. Nii, aga Karin, sa oled valinud välja siis ühe konkreetse kellaaja ja kuupäeva ka, milline siis juulikuus see parim aeg on? No leidsin siit 19. juuli kell 18.25, on küll laupäevane päev ja sobivad siia tegelikult kõik praktilised tegevused ja ka rahanduse korrastamine ja ebaolulisest varast vabanemine või siis ka kodu ümberkorraldamine. Sobib aeg ka kulude vähendamiseks, eelarve ümberhindamiseks, aga sobib ka sellisteks rahulikeks tegevusteks nagu massaaž, lõgastavad vannid, looduses viibimine ja toitumisharjumuste kohandamine. Kes aga soovib aias tegutseda, siis on sobiv aeg taimede harvendamiseks, umbrohu kitkumiseks ja maapinna ettevalmistamiseks. No, väga hea, aga jällegi tuletan meelde, et kui sa oled siia meie YouTube'i kanalile jõudnud kogemata või esimest korda, et siis kindlasti telli meie kanalit. Nii jõuavad ka kõik uued postitused sinuni võimalikult kiiresti ja lülita sisse ka siis kõik teavitused. Ja mis veelgi parem, et Karin siin ikka viitab meie kinnisele grupile, see on siis meie YouTube'i liikmete kogukond, mille leiate sealt liitu nupu alt ja see on siis tasuline teenus 4,99 ja see annab teile lisaks meie avalikele postitusele ka ligipääsu meie grupi postitustele, kus näiteks iga kuu me teeme oma liikmetele täiesti eraldi kuulevaate ja seal on ka palju muud huvitavat. Ja see ülevaade jõuab teile tavaliselt sinna ka circa 10 päeva enne uue kuu algust, nii et on teil aega ka plaane teha pikemalt. Et olete igal juhul oodatud liituma.
meie kogukonnaga YouTube'is. Nüüd aga kuufaasid ja kuufaase taaskord siis juulikuus 4. Katame ära siis kõige olulisemad veerandid, täiskuu ja noorkuu. Ja esimesena siis jõuabki meil siin kohe kuu alguses 2. juulil kätte esimene veerand, 11 kraadi 9 minutit kaalude märgis ja seda siis 22.30 õhtul. Mida see esimene veerand meile siis võib tuua või tõotab tuua? No, kuna see on viimane veerand, esimene veerand. Tegemist on esimese veerandiga, jah? Ja mõnele kuu on siin 8. majas, teeb kvadraati päikesele ja loomulikult siis võib-olla peaksin vältima tormakust, eriti just partnerlussuhetes, tööalastes kokkulepetes, mingites raha jagamistes, et olge siis avatud meelega, aga ärge jagage kõike liiga kiiresti, olgu selleks siis info või raha või ka tunded. Ja tuleks jälgida, kuidas meie emotsioonid meid mõjutavad, meie otsuseid mõjutavad, eriti seoses siis intiimsuse, kontrolli ja usalduse teemades. Ja tuleks aega võtta, et kuulata teisi, vaadata oma suhteid väga ausalt üle ja seda, et kas antakse ja saadakse siin siis suhtes võrdselt. Kui siin tulevad mingid konfliktid, siis tuleks kasutada neid kui võimalust sügavamaks mõistmiseks, mitte siis vastuseisuks. Nii et märksõnadeks võib-olla ongi siis tasakaal, jagamine, aga ka piirid, emotsionaalne intelligentsus, diplomaatia ja soosib siis sisemist tööd, suhtedünaamika läbivaatamist, eriti siis selles olukorras, kus on tugev selline emotsionaalne või ka materiaalne seotus. Siis saabub meil täiskuu 10. juulil kell 23.36 õhtul ja see siis leiab aset 18 kraadi ja 50 minutit kaljukitse märgis. Nagu täiskuu puhul ikka siis kõik tuleb päevavalgele, me hakkame paremini asju nägema ja võib-olla siis on siin rohkem tegu gruppidega, klubidega, sõpradega ja võimalik on saada siis ka tuge või initsiatiivi näiteks partneritelt, lähedastelt, koostöölt, väga suur soov oma ideid ellu viia koos meeskonnaga või läbi siis strateegilise liidu sobib siia. Võib tekkida sisemine motivatsioon tegutseda ühise eesmärgi nimel ja nagu öeldud, siis täiskuu toob alati nähtavale mingisugune tõde, mingisugused tulemused tulevad siin päevavalgele ja siin võivad siis välja tulla just sõprussuhted ja sellised sotsiaalsed rollid, mis seal toimub. Seega tuleb tegutseda eesmärkidega, mis toetavad mitte ainult meid ennast, vaid ka teisi. Tuleks siis pidada võib-olla vestluseid ja kokkuleppeid partneritega või meeskonnaga, tuleks olla valmis võtma juhi rolli või tegema praktilisi samme ühise edu saavutamiseks. Tuleks märgata, kes meie elus päriselt panustab ja kellega on võimalik ehitada midagi püsivat. Ja soosib sellist konstruktiivset koostööd, tulevikku suunatud tegutsemist läbi tugeva usaldusväärse liidu. Siis saabub meil viimane veerand 18. juulil kell 3.37 öösel ja seda siis 25 kraadi ja 40 minutit jäära märgis. No siin võime tunda jällegi sisemist konflikti, kas investeerida aega ja energiat ühiste eesmärkide nimel või keskenduda oma isiklike vajadustele ja turvatundele. Sõprussuhted, jällegi grupitegevused võivad tekitada ebakindlust seoses isiklike väärtuste või ka rahaga ja on võimalik, et arusaamatus või siis ka tasakaalu otsimine selle vahel, mida ma tahan teha teistega koos ja mida ma vajan iseenda stabiilsuse jaoks. Seega võiksin hinnata oma panust meeskondades, kas see on selline vastastikku toetav, tuleks silm peal hoida oma rahal, eriti kulutustel seoses sõpradega või sotsiaalsete sündmustega. Tuleks vältida impulsiivset tegutsemist, mis võib põhineda ainult isiklikel emotsioonidel või vajadusel tõestada midagi grupis.
ja lahti lasta nendest tegevustest või projektidest või ka sotsiaalsetest sidemetest, mis teid enam ei toeta, teie väärtuseid ja ei aita kaasa stabiilsusele. Ehk siis soosib vanast loobumist, sellist tarkade teadlike otsuste tegemist tuleviku nimel, eriti kui need puudutavad siis kollektiivseid eesmärke ja isiklikku kindlustunnet. Ja siis algab meil uus kuutsükkel 24. juulil kell 22.11, noor kuu, lõvimärgis 2 kraadi ja 8 minutit seekord. No siin on võimalus nii-öelda läbi sisemise visiooni ja distsipliini aru saada või tuua esile oma identiteedi ja igapäevaelu läbi sellise inspireeriva tegevuse. Soosib see kindlasti töö ja tervise teemade mingisugust pikaajalisemat, stabiilsemat algust ja valmis mõelda kastist välja. See võib tuua siis innovatsiooni töös, õppimises ja võib-olla on suurem soov suhelda teistmoodi ja hakatagi rohkem tehnoloogiat rakendama info vahetamises. Samas on siin ka sellised sügavad alateadlikud mustrid, varjatud hirmud, need võivad üles tulla, võib-olla sundmõtteid, kontrolli või võimuvõitluseid, mis on seotud töötervise või teenimisega. Ja samas annab see võimaluse sisemiseks puhastumiseks ja enese tervenduseks, kui ollakse siin valmis lahti laskma sellest, mis on kulunud, mis enam ei sobi. Seega kasutage seda noorkuud uue töökorralduse või ka terviseharjumuse alustamiseks. Toetage oma sellist keha läbi teadvustamise, mis emotsionaalselt või ka alateadlikult meid siis mõjutab. Tuleks olla avatud intuitiivsetele impulssidele, aga maandatud ja kannatlik ka oma plaanides. Ei tohiks ignoreerida kindlasti oma selliseid alateadlikke sõnumeid, ehk siis kui meil on mingi tunne, siis kuulake seda tunnet, et see võib viidata mingisugusele sügavale muutusele. Ja noorkuu nagu ikka ütleb, et on aeg midagi uut alustada, siin siis just tööalaselt argielus ja võib-olla distsipliiniga seotult, nii et kasutage seda noorkuud siis selleks. No need toredad horoskoobikaardid, mida me siin näitame, need on meil pärit lunaastrology.com saidilt. Tegemist on siis veebipõhise astroloogia rakendusega. Ja selle rakenduse kasutamine on imelihtne, saab seda teha igal pool, kus on internetiühendus ja iga seadmega, mis teil siis veebis brausimist võimaldab. Ja tegemist on ka tasulise rakendusega. Maksab see kõigest $799 ja aastakaupa makstes veelgi soodsam $59.99. Ja mis on olulisem veelgi, et kui te kasutate astroloogia abi kokku kirjutatuna sooduskoodi siin, siis saate selle teenuse endale 10% soodsamalt terveks aastaks ajaks. Et kellel on huvi, vaadake ja kiigake sinna lunaastrology.com. Nüüd aga retrokraadidest ka, et me juba rääkisime nendest, mis meid siin ees ootavad, siin siis kalendri peal ka näha, millal nad algavad, millises kraadis nad retrosse lähevad, kellel on siis huvi täpsemalt jälgida. Ja nagu öeldud, Merkuuri retro on kõige isiklikum meil ja varjuperiood juba siis algas 30. juunil. Ja nagu öeldud, Merkuur läheb direktiivseks tagasi 11. augustil, aga varjuperiood kestab siis kuni 25. augustini. Deklinatsioonides on seis üsnagi rahulik, nulltelge ei ületa sellel kuul ükski planeet peale kuu loomulikult ja ka raamidest väljas, ehk siis deklinatsioonis kaugemal kui 23,5 kraadi ei liigu ükski planeet, nii et selles mõttes on seisud üsna stabiilsed. Nii, nüüd aga juuli seisudest iga sodiaagimärgi kohta eraldi ja Karin on kokku pannud teile kõigile personaalse siis kuu ülevaate, nii et alustame nagu ikka jäärdega, jah?
Ja tuletan ikka meelde, et kui te teate oma täpset sünnikellaega, siis ma soovitan vaadata selle esimese maja tippu, millises märgis see asub ja kuulata eelkõige siis seda märki. Kui te täpset sünnikellaaega ei tea, siis vaadake ja kuulake oma päikesemärki. Aga kõigepealt jääredest alates 4. juuli muutub suhtlemine meeldivamaks, sotsiaalsemaks. Hea aeg, et tuua uusi kontakte, alustada sõbralikke vestluseid, nautida lühireise ja õppimist. Suhtlemine õdede-vendadega, naabritega ja igapäevasesse suhtlusse tekib rohkem üldse harmooniat ja võib leida ka romantilise suhte läbi kirjutamise, rääkimise või millegi jagamise. 7. juuli, uraan läheb meil kaksikute märki, teie jaoks siis ka 3. maia, toob ootamatuid muudatusi just siis seal suhtlemises, õppimisharjumustes, võite kogeda väga üllatavaid uudiseid, uusi tehnoloogiaid või radikaalseid vaatenurki. See info, mida te saate, võib olla seotud tulevikuplaanide või uute ühiskondlike gruppidega või siis sissetulekutega. Olge siis valmis õppima uusi viise, kuidas ennast väljendada. Täiskuu, 10. juuli. Võite saada tähelepanu, tunnustust või lõpetada mõne tööprojekti. On hea aeg hinnata, kas teie tööelu on kooskõlas isiklike väärtuste ja elustiiliga. Võimalik on oluline karjäärialane selginemine või otsus, mis mõjutab teie autoriteeti ja staatust. 22. juuli alates tõusevad esile loomingulisus, romantika, hobid, eneseväljendus, lasteteemad. Võib-olla on suurem soov ennast näidata, nautida elu, olla keskpunktis. See kõik siin kasvab. Väga hea aeg oma isikliku sära, ande või armastuse näitamiseks. 24. juuli, noor kuu, on hea aeg tegeleda romantikaga, hobiprojektidega või kunsti ettevõtmistega. Kui olete tundnud ennast loominguliselt kuidagi blokeerituna, siis see noor kuu annab värskeid ideid ja ka motivatsiooni. Sünnid, sünni ascendendi ja päikesega. Alates 4. juuli rõhk liigub rahale, väärtustele, enesekindlusele, hea aeg parandada rahalist olukorda, otsida uusi sissetuleku võimalusi või rääkida läbi paremaid tingimusi. Hinnata üle, mis teile päriselt väärtuslik on nii materiaalselt kui ka emotsionaalselt. Võite nautida ilu, kunsti, esteetilisi kogemusi, mis loovad stabiilsuse tunnet. 7. juuli, sealt alates siis uraan liigub teie teises majas, toobki siis rahalise ja väärtusmaailma suurema muutuse või uuenduse, võimalik, et saate väga ootamatuid tulusid või on vaja muuta oma suhtumist rahasse. Muutused sissetulekutes võivad olla seotud töö või ühiskondliku positsiooniga, hea aeg katsetada uusi tuluallikaid, uuenduslikke ärimudeleid või iseseisvaid projekte. 10. juuli, täiskuu. Võib saabuda siis selgus või lõpetus seoses õpingutega, reisimisega või juriidikaga. Hea aeg esitleda oma ideid avalikult või teha oluline samm isikliku arengu nimel. Võimalik on vaimne ärkamine või maailmavaateline muutus, mis mõjutab tulevikuvalikuid. 22. juuli alates tõusevad esile rohkem kodu, pere, emotsionaalne turvalisus, sisemaailm. Võite soovida ehitada kindlat alust, luua rohkem hubasust või teha koduseid ümberkorraldusi. Hea aeg peresuhete parandamiseks ja ennast nii-öelda juurtega uuesti ühenduse loomiseks. 24. juuli toob ka uue alguse kodu- ja perevaldkonnas. Hea aeg teha plaane, uurida infot seoses renoveerimise või perega seotud eesmärkidega. Võib tekkida vajadus luua rohkem rahu ja harmooniat oma sisemaailmas. Alustage sellest, mis pakub teile siis tõeliselt turvatunnet. Kaksikud. Alates 4. juuli on hea aeg enesehinnangu ja atraktiivsuse tõstmiseks. Teised märkavad teid rohkem, võite tunda rohkem armastust ja tähelepanu, mis annab energiat uute suhete või projektidega alustamiseks. Hea aeg hoolitseda oma välimuse, stiili või enesekuvandi eest. 7. juuli, uraan siseneb teie esimesse maia, väga oluline aeg teie jaoks, võite kogeda soovi ennast ümber määratleda, vanu mustreid muuta, tegutseda teistmoodi, võib tuua väga radikaalset maailmavaate muutust või
tunnete tungi õppida midagi päris uut ja uudset. 10. juuli täiskuu võite lõpetada mõne intensiivse suhtefaasi või rahalise kohustuse. Tuleb võimalus tervenemiseks, kui olete valmis lahti laskma vanadest emotsionaalsetest mustritest. Väga hea aeg, et tegeleda sügavate teemadega nagu usaldus, intiimsus või ka ühisvara. 22. juuli päikene hakkab liikuma teie 3. majas ja tõusevad esile siit siis suhtlemine, lühireisid, kirjutamine, õppimine, igapäevane kontaktvõrgustik. Tunnete ennast elavamalt ja olete valmis jagama oma mõtteid, hea aeg sõnumite edastamiseks, esinemiseks, sotsiaalseks aktiivsuseks, võib-olla tekib suurem soov eneseväljenduseks. See muutub siin siis tugevamaks ja sobib oma ideede jagamiseks. 24. juuli noorkuu ka samas valdkonnas, ehk siis uus algus suhtluses, õpingutes või vendade-õdedega seotud suhetes. Hea aeg alustada uut kirjutamise projekti, registreeruda koolitusele või võtta ette lühireis. Kui olete tundnud ennast infomüras hajali, pakub see noorkuu võimalust keskenduda ja annab rohkem selgust. Vähid, palju õnne kõikidele vähipäikesega kuulajatele, algab teie uus aasta ja on paras aeg vaadata üle, mida uus aasta teile isiklikult kaasa toob. Alates 4. juuli, see on väga hea aeg vaikseks enesevaatluseks, tervenemiseks või salajase armusuhtega tegelemiseks. Võib siis tekkida vajadus eemalduda sotsiaalsest saginast, keskenduda oma tunnetele. Selline kunstiline vaimne tegevus võib pakkuda lohutust, inspiratsiooni. Uraan, 7. juuli läheb teie 12. majja. Teie sisemaailmas võib toimuda väga sügav ja ootamatu muutus, mis mõjutab elu varjatumaid kihte. Esile võivad tulla sügavad emotsionaalsed teemad, lõpud või sõltuvusest vabanemised. Võimalik on enesetervenduse või spirituaalse praktika uuendamine. 10. juuli, täiskuu. Võite jõuda olulise suhte või koostöö kulminatsioonini. Kas see on lõpetamine, tähistamine või uuele tasandile liikumine. Aitab selgelt näha, mis suhetes töötab ja mis mitte. 22. juuli päikene liigub siis teie 2. majja, tekib soov kindlustada oma materiaalset baasi, suurendada enesekindlust, see kõik kasvab, sobib hästi sissetulekute analüüsiks, hindade ülevaatamiseks ja ressursside teadvustamiseks. Võite tunda vajadust koguda, hoida ja mitte raisata. 24. juuli, noorkuu, samuti 2. majas, uus algus rahalistes küsimustes, uued sissetuleku võimalused, eelarved ja rahaplaanid. Aeg uurida võimalusi, kuidas tugevdada rahalist stabiilsust, võite ka ümber hinnata, mis on tegelikult väärtuslik, nii asjade kui ka suhete tasandil. Lõvid, alates 4. juuli on hea aeg luua uusi kontakte, arendada suhteid sõpradega või meeskondadega. Armastus võib tekkida sõprade ringis või ühiste huvide kaudu. Ideaalne aeg unistuste ja eesmärkide visualiseerimiseks. Veenus lisab siin harmooniat ja võlu sotsiaalsetesse suhetesse. 7. juuli, Uraan läheb teie 11. majja. Siit alates võib tekkida uus ja ootamatu liit või kogukondlik suundumus, mis avardab teie mõtteviisi. Muutused sõprussuhetes või gruppides võivad mõjutada ka romantilisi või ka äriliite. Hea aeg liituda uuendusliku organisatsiooniga või alustada sotsiaalmeedias uue platvormiga. 10. juuli, täiskuu, võite lõpetada mõne tööalase projekti või harjumuse. Hea aeg tervisega seotud otsusteks, eluviisi korrigeerimiseks või töökorralduse parandamiseks. Võimalik on reaalsuskontroll igapäevaelus, mis töötab ja mis vajab muutmist. 22. juuli algab teie isiklik uus aasta. Palju õnne kõigile lõvipäikesega kuulajatele. Nüüd on paras aeg üle vaadata ka teie isiklik uus aasta, mida see teile pakub. Olete kindlasti siit alates tähelepanu keskpunktis, enesekindlus, energia ja loovus kasvavad. Ärge siis peljake võtta juhi rolli või oma andeid näidata. 24. juuli, noorkuu, jällegi teie majas, teie märgis, väga tugev rõhk isiklikule arengule, välimusele, hoiakutele või ka identiteedile.
võtke siis initsiatiivi, koguge infot, mis aitavad teil isiklikke muudatusi ette võtta. Aeg mõelda, millise kuvandi ja tunde tahate endast jätta. Neetsid. Alates 4. juuli tunnete rohkem võlu ja toetust tööalastes ettevõtmistes ja aeg suhelda ülemustega või teha ametialaseid edusamme. Võite saada tähelepanu oma stiili, loovuse või karisma tõttu. Avalikud esinemised või professionaalne nähtavus kasvab. Samuti on võimalik romantiline või meeldiv kogemus töökeskkonnas. 7. juuli Uraan liigub teie 10. majja, toob kaasa siit alates ootamatuid või ka murrangulisi muutuseid karjääris või elukutse suundades. Võimalik, et soovite vabaneda piiravast töörutiinist ja alustada midagi iseseisvamat või tehnoloogiaga seotult. Muutused võivad tulla läbi uue igapäevase töökorralduse või rutiini uuendamise või siis tervise seisukorra tõttu. Hea aeg testida uuenduslikke karjäärialaseid ideid või digitaalseid platvorme. 10. juuli täiskuu võite kogeda emotsionaalset haripunkti armuasjades või loomingulistes projektides. Aeg tunnustada oma tundeid, lasta ennast vabaks ja lubada endale seda, mis toob rõõmu. Võimalik on ka teadvustamine seoses lastega või hobidega tähenduse muutus. 22. juuli. Päike liigub teie 12. majja ja liigub siis fookus teil sisemaailma, alateadvusse, spirituaalsetesse tasanditesse, vajadus rahulikuma olemise, puhkuse või üksinduse järele. Hea aeg lõpetada siis pooleli olevaid projekte või vaadata tagasi möödunud aastale. 24. juuli noorkuu ka 12. majas hea aeg lahti lasta sellest, mis teid vaimselt või emotsionaalselt kurnab. Väga hea aeg, et vaikselt, sügavalt ennast taastada. Kaalud alates 4. juuli. Hea aeg avardada silmaringi läbi õppimise, kultuurilise kogemuse, reisimise. Romantiline suhe võib tekkida välismaal või kellegagi, kellel on erinev taust või filosoofia. Hea aeg kooli astumiseks, õpetamiseks või vaimsete otsingutega tegelemiseks. 7. juuli Uraan läheb meil kaksikute märki ja teie 9. majja. Võite siit alates tunda vajadust vabastada ennast vanadest uskumustest, avardada oma mõttemaailma, õpingud, reisid või filosoofilised vestlused võivad kaasa tuua siin näiteks uusi armastuse või loovuse suundi. Ideaalne aeg eksperimentaalse õppimise, e-õppe või tehnoloogilise teadmiste omandamiseks. 10. juuli täiskuu võite jõuda olulise muutuseni elukorralduses. Kolimine, peresuhete täpsustamine või koduprojektide lõpetamine. Tekib vajadus stabiilsuse ja sisemise rahu järgi, eriti kui välised muutused on väga intensiivsed. Võimalik on emotsionaalne vabanemine või sügavam ühendus koduga. 22. juuli päikene liigub teie 11. majja. Olete sotsiaalsem, motiveeritum liituma tiimide, kogukondade või projektidega. Aeg ehitada visioone, jagada ideid, teha koostööd. Teie loovus saab särada ja läbi just siis kollektiivse tegevuse. 24. juuli noorkuu. Uus algus sotsiaalsetes sidemetes, meeskonnatöös, sobib unistada suurelt. Võite tunda, et olete valmis looma tulevikku koos teistega. Skorpionid. Alates 4. juuli sobib siin sügavate sidemete arendamiseks partneritega. Võimalik on rahaline tulu läbi teiste või investeeringu. Armastus võib olla kirglik, salapärane, tuues kaasa emotsionaalse sügavuse. 7. juuli Uraan läheb teie 8. majja. Võib tulla ootamatu ärkamine intiimsuse, usalduse või rahaliste sõltuvuste teemadel. Muutused võivad olla seotud ühiste eluasjadega, koduperega või emotsionaalsete juurtega. On aeg vabastada ennast vanadest sidemetest või emotsionaalsest mustrist, mis enam ei toeta. 10. juuli täiskuu võite lõpetada mõne õppeprojekti või kirjutise. Aitab tuua selgust igapäevastesse suhtlemismustritesse või ka suhetes õdede-vendadega. Hea aeg avada süda läbi ausa, aga tasakaaluka suhtlemise.
22. juuli. Päikene liigub teie 10. majja. Väga hea aeg, et näidata oma professionaalseid oskuseid, juhtida või võtta vastutust suuremas ulatuses. Tunnete ennast enesekindlamana oma eesmärkide osas, tegutsege siis sihikindlalt ja julgelt. Võimalik on tunnustus, juhtimisvõimalus või suuna selginemine tööalaselt. 24. juuli, noorkuu ka 10. majas, uus algus tööalastes sihtides ja staatuse kujundamises. Sobiv aeg alustada info kogumisega uue karjääriprojekti teemal või esineda. Hamburid. Alates 4. juuli on hea aeg arendada armusuhteid, parandada koostööd või luua harmooniat olemasolevatesse suhetesse. Võimalik on uus suhte tekkimine või suhte viimine järgmisele tasemele. Võite tunda ennast sotsiaalselt köitvamana ja valmis sügavamateks ühendusteks. Alates 7. juuli võite kogeda vabadussoovi, vajadust muuta suhte dünaamikat või luua mittetraditsioonilisi sidemeid. Partnerlus võib muutuda infoideede või suhtlemisviiside kaudu. Hea aeg avada suhetes uksi ja tuua värskust seal, kus on olnud seisak. 10. juuli, täiskuu, võite lõpetada midagi rahaga seotult, mingisuguse etappi. Samuti võib tulla tunne, et on aeg ümber hinnata, mis tõeliselt on oluline nii rahaliselt kui ka moraalselt. Emotsionaalne rahulolu sõltub turvalisuse ja enesekindluse tunnetamisest. 22. juuli. Olete valmis laiendama oma silmaringi, olgu see reisil, õppides või vaimsel tasandil, hea aeg õpetamiseks, kirjutamiseks, avalikkuse ees rääkimiseks või vaimsete teemadega tegelemiseks. Tunnete ennast innukana, jagama oma teadmisi ja eluviisi. 24. juuli, noorkuu. Uued algused seoses kaugemate plaanide, õppimise või uskumustega. Aeg alustada info kogumist seoses õpingute, reiside või uue maailmavaatega. Inspireeriv hetk, kus usu ja teadmiste kaudu võib avaneda uus elusuund. Kaljukitsed. Alates 4. juuli suhted tööl muutuvad harmoonilisemaks, meeldivamaks, koostööpõhisemaks. Hea aeg hoolitseda enda füüsilise heaolu ja rutiinide eest. Võite tunda rõõmu tööst, mis on hästi korraldatud, esteetiline või toetab teisi. 7. juuli alates võib tekkida vajadus katsetada uusi meetodeid, näiteks digitaalset töökorraldust või alternatiivset tervisepraktikat. Muutused tööelus võivad mõjutada ka sissetulekuid või rahatunnetust. Sobib hästi uuenduslike ja iseseisvate tööviiside juurutamiseks. 10. juuli, täiskuu, võite kogeda emotsionaalset selginemist või sisemist ärkamist, mis puudutab teie identiteeti. Aeg näidata oma küpsust, juhtimisvõimet ja vastutust, aga ärge unustage ka iseenda vajadusi. Võib tuua tähelepanu või tunnustuse isiklike pingutuste eest. 22. juuli, fookuses on intiimsus, jagatud ressursid ja sisemised muutused. Võite süveneda partnerlussuhetesse, rahalistesse või ka psühholoogilistesse teemadesse. Aeg on lahti lasta kontrollist ja lubada muutustel end tervendada ja tugevdada. Võimalik on tähelepanu suurenenud emotsionaalsele või materiaalsele sidemele. 24. juuli, noorkuu, algab uus sügav sisemine tsükkel, seotud usalduse, jagamise ja transformatsiooniga. Hea aeg tegeleda emotsionaalse või rahalise ühenduse muutumisega. Sobiv aeg ka psühholoogiliseks tööks või sõltuvustest vabanemiseks. Veevalajad. Alates 4. juuli sobilik aeg romantikaks ja loovaks eneseväljenduseks. Võite kogeda rohkem rõõmu, loomingulist inspiratsiooni, hea hetk tegeleda kunstiga, esinemisega või lihtsalt nautida elu mängulist poolt. Alates 7. juuli võite kogeda ootamatut loomingulist äratust või ootamatut armulugu. Viitab võimsale isiklikule transformatsioonile, muutute seespoolt väljapoole, soov katsetada, riskida ja teha midagi täiesti uut iseenda jaoks. 10. juuli täiskuu. Võite jõuda sügava ja sisemise taipamiseni või emotsionaalse vabanemiseni ja aeg lõpetada alateadvust koormav tegevus,
või emotsionaalne muster, mis takistab edasi liikumast. Võimalik on vajadus üksinduse või taastumise järele. 22. juuli fookuses on romantilised või erilised suhted, koostöö ja peegeldussuhetes. Hea aeg tugevdada olemasolevat sidet. Vajadus suhelda ausalt ja südamega. 24. juuli aeg seada selged kavatsused selle kohta, millist suhet te soovite ja vajate. Sobib olemasoleva suhte värskendamiseks. Ja kalad. Alates 4. juuli sooja ja harmoonilise energia tekkimine perekondlikes suhetes, koduses ümbruses ja sisemises rahus. Sobiv aeg kodu kaunistamiseks, perega aja veetmiseks või sentimentaalseteks hetkedeks. Võimalik on romantika või loominguline inspiratsioon läbi koduste tegevuste. 7. juulist alates toob ootamatuid muudatusi elukorralduses, elukoha või peredünaamika tasandil. Võite kogeda vajadust vabaneda vanadest kodustest mustritest või alustada iseseisvamat eluviisi. Muutused kodus võivad olla seotud sisemise vabadussooviga või vaimse ärkamisega. Sobiv aeg katsetada uusi elukorralduse viise või kolimise plaane. 10. juuli täiskuu võib saabuda oluline selginemine või lõpetus mõnes grupiprojektis või sotsiaalses ringkonnas. Aeg vaadata üle oma kuuluvustunnet ja sõpradega seotud eesmärgid. Võimalik on tulevikusuundade täpsustamine. 22. juuli sobiv aeg organiseerimiseks, süsteemide korrastamiseks, tööharjumuste parandamiseks. Võite tunda rohkem energiat igapäevaste ülesannete täitmisel. Fookuses on praktilisus, efektiivsus ja kasulikkus. 24. juuli noorkuu uus algus seoses töö, tervise või elurütmiga, hea aeg uurida ja infot koguda uue terviseprogrammi töökorralduse kohta, võimalus luua kestvamat struktuuri ja hoolitseda oma heaolu eest süsteemselt. Selline siis juuli ülevaade 2025. Kindlasti liitu meie kommuuniga YouTube'is, seal leiad ka meie juuli parimad ajad uute tegevustega alustamiseks. Seda siis meie kommuunile loodud kuu ülevaatest. Minu poolt samuti kõikidele suur tänu kuulamast ja kohtume järgmine kord. Kõike head teile!